Kollageen, sind vaid sööks. Täna saame kokku kollageeni eksperdi Helen Adamsoniga, kes räägib meile oma lemmikust. Helen, sina oled, ma ei tea, päid ja jalgupidi ilumaailmas sees, et ütle, milline kollageen on sinu meelest hea? No minu jaoks oli alguses kollageeni, kui ma tarvitama hakkasin, see valik oli nii keeruline, sest turul on meeletult tooteid, mille järgi sa valid, et sa saaksid ikkagi selle õige, sest kui sa vale ja kehvema kvaliteediga kollageeni hakkad tarbima, siis tegelikult see võib sulle vastupidiselt mõjuda. Et keha läheb põletikku ja keha põletik tähendab seda, et immuunsus langeb ja ta tegelikult ei imendu, ta tegelikult mõjubki sulle negatiivselt. Ja siis ma hakkasingi nagu uurima, et mis asi on oluline üks kollageeni juures, et kindlasti see kvaliteet, et tooraine oleks nagu tippkvaliteediga ja kollageeni sisaldus, et oleks kõrge, sest tegelikult kui sa alla 5 grammi kollageeni võtad, siis see mõju võib-olla ei olegi tunda, et selline 10, natuke üle 10 grammi on selline optimaalne päevane kogus ja vajadus siis kehal. Ja kui ma leidsin need Heki kollageenid, siis minu jaoks oli see kindlasti esimene asi, mida ma vaatasin, et mis on kollageeni sisaldus, et ta oleks mereline, sest mina ei tarbi siis loomset kollageeni. Ja minu jaoks oli väga põnev see, et ma esimese kuuri tegin eelmise aasta veebruari alguses. Tegin 3 kuu pikkuse kuuri tegelikult, et nii-öelda kohe korralikult ja pikalt ja ma nägin esimesi tulemusi 7 päevaga. Ma tollel ajal käisin mitu suusareisi järjest suusatamas ja mu põlved ja küünarnukid ja randmed hakkasid valutama nagu päriselt. Et see oli nagu tõsine probleem ja pärast just seda Heki tarbimist, ma olin enne seda proovinud ka teisi kollageene. Ja just pärast selle tarbimist mul liigeste valu kadus umbes nädalaga ära. Ja ma arvan, et sihukese 2-3 nädala peal ma hakkasin juba nägema siis seda, et ripsmed olid väga pikad. Praegu ma pole enam nüüd üle aasta ripsmeseerumeid pidanud kasutama. Ja nahk on kindlasti paremas korras ja juustele mõjub üli hästi ja nende Heki kollageenide maitse on väga hea, et see on ka tegelikult üks oluline asi, et kui sa seda sisse võtad iga õhtu, et siis tegelikult see on ka nagu selline maitseline nauding, et paljudel kollageenidel pigem on selline nagu so-so. Aga tore on ka see, et Hekil on nüüd nii-öelda vegan kollageeni variant, mis tegelikult siis tähendab seda, et ta tegelikult sisaldab siis neid aminohappeid, B-vitamiini, B12, siis C-vitamiini, D-vitamiini, mis kõik aitavad kaasa kollageeni tootmisele ja Hek ise siis ütleb, et see tegelikult taimede segu, mida nad on nüüd tehnoloogiliselt avastanud, mis on nagu matkib põhimõtteliselt seda kollageeni omadusi, et see peakski tegelikult asendama seda kollageeni. Ja alates 30-ndast, 25-ndast eluaastast isegi tegelikult organism tihti vajab seda lisakollageeni juurde ja seda peaks tegelikult võtma igapäevaselt, aga mina teen seda kollageeni kuuridena, kuna see Heki oma on nii mõjus, siis ma praegu olen aasta jooksul teinud ühe 3 kuu pikkuse kuuri, siis 2 kuu pikkuse, 2 kuu pikkuse ja nüüd ma jälle alustasin 3 kuu pikkust ja esimest korda siis võtsin ka endale vegan kollageeni valikusse, et neid on siis ühes karbis on 24 tükki, 24 päeva jagu. Võtan õhtuti, et seda soovitatakse võtta puhkehetkel, et ta taastab tegelikult kehaga spordist. Aga kui nüüd buduaaris ärasilmad tahaksid ka ennast kollageeniga turgutada, kus siis seda saab? No mina ostan seda Magda Beautyst, on magdabeauty.ee või siis esinduskauplustest ja kaubamajas on ka tegelikult seda, ehk siis ta on väga hästi kättesaadav. Heki toodetele on selle nädalavahetusel -20%, et selles mõttes on praegu selline hea aeg ära kasutada, et vastu suve siis kehale kõike vajalikku pakkuda.